Tere hommikust! Täna teen sulle pööripäevast pööripäevani kaardi ladumise. Ja kuna praegu on siis see aeg suvise ja sügisese pööripäeva vahel, siis ükskõik millisel ajal sa selle ladumisel leiad, siin võib sinule mingisugune sõnum olla. Ja täpselt samamoodi, kui sa leiad selle sõnumi mingil muul ajal, mõne teise pööripäeva vahel, näiteks sügisese ja talvise või talvise ja kevadise pööripäeva vahel, siis sa võid samamoodi oma valiku teha, sest kui see sõnum sinuni jõudis või see ladumine sinuni jõudis, siis ilmselt sinu jaoks siin on midagi. Mina olen Kaidi Välb ja annan siinkohal siis ka teada, et see ladumine on üldine ja ei pruugi nüüd täpselt üks-ühele sinu kohta käia, seetõttu ära tee seda enda omaks, kui see ei ole sulle. Kui sa soovid isiklikku ladumist, siis siit video alt sa leiad lingi, mille kaudu sa saad registreeruda ja ka täpsemalt kõige kohta lugeda. Tänane ladumine on 4 variandis, 4 grupiga. Et nüüd on see koht, et vali grupp, et esimene grupp asub siin. Ja esimese grupi ladumine on eelkõige siis see, et mentaalse maailma sõnumid sulle. Kõik see, mis puudutab seda mõttemaailma, kaasa arvatud visioonid ja nägemused, et selle maailma sõnumid siis sinule. Teine grupp on seotud siis selles ladumises emotsioonide ja suhetega. Et see ei ole suhte ladumine, aga mida siis suhetes märgata selle aja jooksul, kuidas oma tunnetega toime tulla selle aja jooksul 2 pööripäeva vahel. Ja mitte nõuanne, vaid pigem siis emotsionaalse maailma sõnumid sinule. Et mitte minu nõuanded ega kaartide nõuanded, vaid siis just nagu kõrgemalt poolt, eks ole. 3. grupp on seotud füüsilise maailmaga. Siin all on sinu keskkond, sinu elu, sinu töö, sinu tervis, sinu keha ja kõik need aspektid, mis isiklikult sinuga seotud on. Ja 4. maailm on siis, kuidas siis öelda, 4. maailm on siis mingis mõttes, ma ütleks, et ta on nagu vaimne maailm, aga seal on siis võib-olla selline, ürgmerest tulev tarkus, ürgmere sõnumid, ürgilma sõnumid sulle. Ehk siis 4 gruppi, kordan veel korra üle, esimene grupp on siis mõttemaailm, mentaalsus, teine grupp on suhted ja emotsionaalne maailm, 3. grupp, mis asus siin, on füüsiline maailm ja 4. grupp on vaimne maailm. Et tee oma valik ja kui sa vajad valiku tegemiseks rohkem aega, siis pane video pausile. Ja edasi siin keskel sa näed ka, et see on siis üldine sõnum kõigile 4 grupile. Et ma panen video alla ka teema viited, grupp 1, grupp 2, grupp 3, grupp 4 ja üldine sõnum, et siis kui sa oled oma grupi valiku sealt teinud, kui see ei ole juhuslikult esimene grupp, et siis sa saad pärast ka minna otse sellele üldisele sõnumile. Aga siinkohal siis asume teele. Hea esimene grupp, kes sa valisid selle ehk valisid siis mentaalse maailma sõnumid, et mida mentaalne maailm sulle märku tahab anda. Ja esimese sõnumi toojana on välja tulnud kotkas. Ja kui sa kujutad ette, et kotkas ongi tegelikult selle maailma esindaja ka, kus kohas see sõnum sulle tuleb. Ja kotkas ütleb sulle niimoodi, et vaata selgemalt. Vaata asju suures plaanis, et kas sa näed tervikut või oled sa takerdunud detailidesse, et mõtle nagu selle peale, et mis su elus praegu hetkel on, kas sa näed tervikut. Kotkas tuletab sulle meelde ka seda, et veendu, et su sihid oleks selged, et kas sa üldse tead, millisel kursil sa liigud.
Et võib-olla sul on vaja seda kurssi nii-öelda värskendada või lihtsalt, võib-olla sa liigud õigel kursil, aga mõnikord on vaja endale teatud asju meelde tuletada, et miks me mingeid asju teeme või miks mingid asjad üldse on. Ja siis see podcast tuleb välja selleks, et suunata su tähelepanu, et pane fookus olulistele aspektidele. Kõik pisiasjad ja tühi-tähi, kui sa valisid selle grupi, jäta praegu pööripäeva vahelistel aegadel tahaplaanile. Kui podcast tuleb kaardi ladumisel välja ja eriti, kui ta tuleb siit mentaalse maailma sõnumitoojana välja, siis ta ütleb sulle, või küsib su käest, et mis su visioon üldse on? Mis on su elu mõte või elu siht või eesmärk? Kas su seesama kurss, eks ole, mida ma ennem küsisin, aga et võib-olla veel suuremalt, et üleüldse, miks sa mingeid asju teed. Et mõtesta nüüd nagu see koht endale läbi. Nii, sest kui sa seda ei tee, sest järgmise sõnumitoojana on samamoodi mentaalse maailma esindaja tegelikult tuleb sulle mentaalse maailma sõnumit tooma, on siirupilved. Ja kui sellised kihilised pilved kogunevad, siin pildi peal võib-olla ei ole nad nii väga paksult veel näha, aga kui nad paksude kihtidena kogunevad, siis see näitab seda, et midagi hakkab muutuma. Ja võib-olla, ma ei tea veel, mis kaardid siin jäänud on sinu grupis, kuna ma ei ole neid vaadanud enne, aga mulle tundub praegu täiesti intuitsiooni baasilt, et võib-olla see kotkas ongi siin see kõige tähtsam sõnumitooja. Sest kui sa seda kotka sõnumit ja juhatust või nõuannet, et eesmärk ja suund ja suur pilt ja terviklahendus on ja, kui sa seda ei näe ja ise ei muuda, et need siirupilved tulevad sulle välja see, et aeg on muutuseks. Ja kui sa ise ei muuda, siis muudab maailm. Ehk siis see konkreetne kaart tuleb ütlema sulle seda, kas muuda ise midagi ja kuna see on mentaalse maailma sõnumid, siis sul on oma mõtlemises eelkõige vaja muuta, et need on mõtlemisega seotud asjad, on ju. Et muuda oma mõtteviisis midagi. Ja kui sa seda vabatahtlikult ei tee, siis sekkub maailm ja muudab, ma ei tea, keegi teine või juhtub midagi ja nii edasi. Nii, ja järgmine kaart on samamoodi mentaalsest maailmast tulnud sulle mentaalsesse maailma sõnumit tooma, on tuuletorm, ehk see võib siis olla selline maru, mida tuul tekitab, eks ju. Ja see on nüüd väline sekkumine. Ehk siis vaatad, kui siit see jada läheb, eks ole, kotkas ütleb väga selgelt, mis mõtteviisi viga on, eks ole, ise ei muuda, tuleb väline sekkumine. Et hästi oluline on sinul siis praegu oma mõtteviisiga tegeleda. Ja siin võib olla on siis oluline ka see, et mitte ainult mida ma mõtlen, vaid kuidas ma mõtlen. Ja järgmine sõnumitooja on samamoodi mentaalsest maailmast. Et huvitav, kas sul tulevad kõik sõnumitoojad siit või? Et mentaalse maailma sõnumitoojad tulevadki mentaalse maailma sõnumeid tooma, praegu on selline ladumine, siis on mesilane. Ja mesilane, mida tema siis sümboliseerib, et ühest küljest mesilane on tubli töötegija. Teisest küljest mesilane on tubli, ütleme siis, struktuuri ja korra looja või järgija. Et kui ütle nüüd ette, kui see mesilane sümboolselt oled sina, siis mis on see töö, mida sa teed, mis on see kord, mida sa järgid? Ja kui sul ei ole seda korda, siis see mesilane ütleb, et seda korda on vaja luua, sest vastasel korral sa neid muutusi vabatahtlikult, neid muutusi, mis siis siin, need kaardid nagu tahavad sulle tuua, kui sa kotka sõnu kuulda ei võta, et vastasel korral sa neid muutusi ellu viia ei suuda. Või suudad, aga sul on seda väga raske teha. Ja seetõttu on siis oluline vaadata see struktuur üle, et kes on need inimesed või mis on need süsteemid, mis aitavad mul esiteks oma igapäevaelu korrastada ja teiseks,
kuna tegu on mõttemaailmaga, siis eelkõige, mis on need struktuurid ja süsteemid või inimesed, kes saaksid aidata sul sinu mõttemaailma korrastada, kui sa ise sellega hakkama ei saa. Et võib juhtuda, et sa vajad ka välist tuge ja abi, sest mesilane ei tööta ju ka üksi, tal on terve meeskond, Et vaata nüüd ausalt endale otsa, et kes või mis need saavad olla, mis aitavad sinu mõtteviisi, mõttestruktuuri korrastada nii, et see oleks eluterve ja nii, et see oleks tegelikult ka sind toetav sügavamal tasandil, mitte ainult mentaalsel mõistuse tasandil, vaid just sügavamal tasandil. Ja mesilane tuleb ütlema ka seda, et seda aega, mis sul on, et kuna see on praegu pööripäevast pööripäevani, ehk siis see 3 kuud, mis nüüd on, et seda aega tuleb maksimaalselt ära kasutada selle eesmärgi nimel ehk selle mõtteviisi korrastamise nimel. Nii avasin järgmise kaardi ja järgmine on tulnud sulle füüsilisest maailmast. Kui eelmised 4 kaarti on kõik tulnud mentaalsest maailmast, siis sipelgad on tulnud füüsilisest maailmast. Aga see nende sõnum natukene nagu tuubeldab seda mesilase sõnumit. Sest sipelgad on ka korra loojad. Nad on ka struktuuritegelased, nii nagu mesilasedki. Nad ka ei tööta üksi, Ainult selle vahega võib olla, kui sa seda jada vaatad, et kotkas, siin on need, mida sa nagu 2 hoiatuskaarti, mida sa võiks nagu teadmiseks võtta, Et kui sa seda kotka sõnumit kuulad ja vaatad, mida see mesilane ja sipelgad sulle nagu ütlevad, et siis, et selle maailmaga ehk see, mida sa mõtled, kuidas sa üldse oma elu elad, mis mõtteviisiga sa elad ja mis su suurem visioon, nägemus ja eesmärk on, Et siis järjepidev tegutsemine, need 2 kaarti ütlevad mõlemad, et järjepidev tegutsemine on see, mis aitab sul soovitud suunas püsida ja üldse soovitud kursil nagu olla ja ka siis eesmärgini jõuda. Ja kui mesilane võib-olla, võta nüüd veel need 2 kaarti siin, et kui see mesilane võib-olla rohkem on just see mõttemaailma selline, et see, et kuidas sa mõtled, milline mõtete struktuur sul on ja kes seda toetab, siis sipelgad on nagu füüsilise maailma sõnumitoojad ütlevad, et ainult mõtlemisest ei piisa. Need asjad, mida sa siin enesevaatluse või analüüsi tagajärjel teada said või kuhu sa välja jõudsid, et need sa pead ka füüsiliselt siis ellu rakendama. Et see on siis sipelgate sõnum. Järgmine kaart on number 15 ja on varjud. Ja varjud ütlevad sulle seda, et ära usu kõike, mida räägitakse. Kontrolli, kas süüdistusel on alust ja tegutse vastavalt. Et miks selline kaart nüüd siin üldse võis tulla? Et kui sa näed, et siin on nagu tegelikult puulehed heidavad varju kuhugi seina peale, Ja kui võtta nüüd see sõnum otseselt, mida need kaardid ütlesid, et kas süüdistustel on alust, siis mida see tähendab? Et see tähendab seda, et vaata, mõttemaailm on sul, sa valisid mõttemaailma. Et tihti võib olla nii, et keegi ütleb midagi ja see mõte iseenesest ei peakski sinu elu puudutama ega mõjutama, aga sa hakkad seda edasi mõtlema või keegi kritiseerib või annab hinnangu ja siis sa unustad ära, et see on tema arvamus. Sa hakkad seda hinnangut või seda süüdistust läbi elama enda hinges, mõttes läbi elama, hinges emotsioonitasandil läbi elama. See tähendab seda, et sa teed selle enda omaks. Ja kui see varjude kaart tuleb välja, siis see sõnum seal taga on see, et see, mida teised arvavad, ei ole sinu identiteedi osa. See, mida sina mõtled, sellega sa saad oma identiteeti luua. Nii et tee siin ka nüüd väga suurt vahet sellest, et mis on need sinu mõtted ja mis on väliskeskkonnast peale pandud või nii-öelda sinu poolt omaks võetud mõtted, millest sa oled ka oma probleemi justkui teinud. Ja viimane kaart on sulle alkeemia, et siin sa näed, et üks merineitsi ujub delfiiniga ja nad on nagu sünkroonised, nad teevad seal koos midagi ja seal all on veel väikeseid tegelasi, merihobukesi ja väikeseid delfiinikesi. Ja kui see kaart tuleb välja, siis see kaart tahab öelda sulle seda, et
alkeemia ei tähenda alati seda, et sa nagu ränga tööga segad mulda ja pori kokku ja saavutad kulla, vaid alkeemia võib tähendada ka seda, et oma mõtte tasandil sa saad luua selgust, sedasama selgust, mida see kotkas su käest küsima tuli. Sa saad luua selgust ja sa saad selle selgusega siis anda oma ellu või oma mõttemaailma, oma mentaalsesse maailma selle kerguse. Ehk see alkeemia kaardi küsimused on need ka, et kas su mõtted on kerged või rasked. Et sellest mõttekergusest või raskusest sõltub siis see alkeemia, mida sinu mõttemaailm sinu ellu loob. Ja see pööripäevade vaheline aeg siis ilmselt on, kuna need kaardid tulid siit välja, on siis suunatud sulle selleks, et sa korrastaksid ja kergendaksid oma mõttemaailma. Ja vahet ei ole, kuidas sa seda teed, kas sa teed üksi, kas sa ainult analüüsid neid küsimusi, mida selles ladumises välja tuli ja võib-olla sa saadki pildi väga selgeks endal ja pea kergeks, eks ju. Võib-olla sul on veel midagi vaja. Kui sa tunned, et mina sind kuidagi aidata saan, siis siit video alt sa leiad ka lingi selle kohta, kuidas minu juurde mentorlusse või teraapiasse tulla, kui sa seda vajama peaksid. Aga eelkõige on tähtis tunnistada omale seda, mis sisu sinu mõtetel on, mida sa näed, mida sa ei näe, et kotkas on ka see nägemise kaart, see fookuse kaart, et mis üldse, mida ma märkan üldse oma elus, on ju. Sest kui mul ei ole kotka silmi, siis ma võin käia ka üsnagi hipodroomi hobusena ringi ja võib-olla ma ei märkagi seda, kuidas asjad päriselt on, et ma olengi loonud omale mingisuguse illusiooni ja kujutan ette, et see on nagu tõde, on ju. See on see tõde, mis on minu tõde või minu elu. Et see esimene grupp või esimene ladumine mentaalse maailma sõnumid sulle, et see oli nagu väga, ma ütleks, et väga sügav selles mõttes, et siin on, mida endast leida, mida endas märgata ja mida teha, et jõudu sulle. Hea esimene grupp. Ja korjan kokku siit need kaardid. Ja asume teise grupi juurde. Teine grupp oli siis tunded, emotsioonid ja ka sotsiaalne pool ja pühendumine. Ja välja esimene kaart, oi, pööripäev, eks ole, et meil on pööripäevade vaheline ladumine, on ju. Ja see tuleb ka sellest samast maailmast, mil see kollane märk siin all ongi just selle maailma esindajad, ehk siis selle tunnete ja emotsioonide ja pühendumisega seotud maailma esindajad. Esindajakaart on see pööripäev, on ju. Et kui pööripäev tuli sul praegu välja tunde ja sotsiaalsete suhete maailmast, siis mis asi see pööripäev on? Pööripäev ütlebki seda, et nüüd pöörab ära. On ju? Suvine pööripäev on siis see aeg, kus hakatakse pilku pöörama sissepoole. Sest looduses hakkab ka ilm muutuma pimedamaks, hakkab vaikselt päev jääma lühemaks. Ja see on võib-olla siis sinu jaoks see märguanne, et see nüüd on see aeg, kus on oluline vaadata asju, siis tunnete ja suhete maailmas olevaid asju oma sisemaailma pilgu läbi. Ja pööripäev on siis ka selles suhtes, see on nagu muutus, et midagi muutub, on ju. Ja muutubki vastavalt sellele, kuidas sina tegutsed, mida sina otsustad, mida sa valid ja mida sa ei vali. Järgmine kaart on ka siit samast maailmast. On mäger. Ja mäger ühest küljest tuli sulle nagu usku sisendama, et sinus on midagi varjul, mida sa ise veel ei ole täielikult omaks võtnud. Ja tänasel lugemusel mulle kangesti tundub, et see miski, mis sinus varjul ongi siis mingid tunded või emotsioonid, mida sa ei ole tahtnud endale tunnistada,
mida sa oled alla surunud, kas see võib olla et mäger on selline natukene varjamise või allasurumise kaart, et võib-olla midagi, mis on võib-olla häirivad või valulikud, mida sa ei ole tahtnud näha, näiteks mingi pettumus või mingi hüljatuse tunne, et teed ikkagi nagu vaprat nägu, aga tegelikult see mäger seal ütleb, et vaata, seal on midagi. See võib olla ka mingi positiivne asi, mida sa ei ole tahtnud täielikult vastu võtta. Näiteks, või ei ole tahtnud täielikult tunnistada või millele sa ei ole tahtnud või julgenud täielikult järgneda. Näiteks võib-olla sa oled väga kedagi imetlenud, aga sa ei ole julgenud talle tagasisidet anda. Või mingid sellised asjad, et see võib olla ka selline sotsiaalne pool, et mingid sõnad on jäänud ütlemata, mingid tunded on jäänud tundmata, sa eitad või vähendad neid, või siis mingid sõnad on jäänud ütlemata, et see mäger tuli täna nagu selliste sõnumitega. Ja kuna mäger on natuke selline tagasihoidja tüüp, või ta tuletab sulle meelde, et sina hoiad hetkel midagi tagasi, siis siin on oluline teadvustada endale seda, et mäger tuleb ka välja siis, kui sa võib-olla pead natukene käiku vahetama, ehk see pööripäevaga tulnud muutus on ju, et sa pead ümber pöörama, et see, kuidas sa oled oma tunnetega siiamaani käsitlenud, neid väljendanud, kuidas sa oled suhelnud teiste inimestega, et võib-olla sa pead siin midagi muutma, seda käiku vahetama, võib-olla sa pead rohkem ise aktiivsem olema, selleks, et see asi nagu kas siis läbi töötada, ära lõpetada või vastupidi, käima tõmmata, on ju. Et vahet ei ole, kas see on millegi käima tõmbamisega seotud või mingite vanade sabade kokkupakkimisega seotud, on ju. See mäger ütleb, et selle asjaga tuleb tegeleda, sest sellisel juhul tekib see muutus või see elu nagu läheb uuele kvaliteedile, et kui sa jätkad vanaviisi, siis sa näed, järgmise kaardina on välja tulnud põud, mis tähendab seda, et kui tunded ja sõnad on alla surutud, siis sinu sisemises maailmas pinnas kuivab. Ta muutub praguliseks. Võiks öelda ka, et sinu hing mõraneb või muutub praguliseks, eks ole. Et seetõttu on nii tunnete kui sõnade väljendamine väga-väga oluline. Et palun leia siis sellel suvel enda jaoks aega ja väärtusta ennast nii palju, et sa räägid kõik rääkimata jutud lõpuni, et sa esitad need küsimused, mis on jäänud küsimata, et sa väljendad neid tundeid, mis on vaja väljendada kellelegi teisele või mingite teiste olukordadega seoses ja et sa tunnistad enda sisemaailmas oma tundeid ja rääkimata sõnu ja võtad sellega midagi ette. Sest vastasel korral sa põletad ennast läbi. Ja siin on tulnud välja sulle ka karu. Karu on füüsilise maailma esindaja ja kui tema tuleb siit lõuna poolt, mitte lõuna poolt, vaid ütleme siis sellest sotsiaalsest maailmast nii-öelda ja emotsionaalsest maailmast välja sulle, siis ta ütleb sulle niimoodi, et sa oled väga palju pühendunud võib-olla väliskeskkonnale ja sellele, et teised ennast hästi tunneksid ja et sinu sõnad neile haiget ei teeks ja et sinu tunded võivad sinu sees olla alla surutud, peaasi kui teistel nagu rahulik on olla, siis see karu ütleb sulle seda, et tegelikult on aeg pöörata tähelepanu endale. Et vaat see sama pööripäeva kaart, eks ole, midagi muuta, pöörata tähelepanu endale ja tervendada ennast. Eelkõige siis oma sellist sisemaailma, nagu see põuakaart ütles seda põuast pinnast, eks ole, ehk siis panna need tunded ja mõtted ja emotsioonid seal liikuma. Ja sinu puhul, hea teine grupp, on see liikuma panek väljendamine. See on puhas enese väljendamine, nii verbaalselt kui käitumuslikult. Ja sellel teel võivad tulla üles hirmud, sellel teel võivad tulla üles blokeeringud ja sellised asjad ja nad võivad tulla. Ja nad tulevadki, sest sa oled neid päris kaua aega maha surunud. Aga siis on vaja neile vastu seista, nendest läbi minna, julgeda või tahta vastu võtta siis seda, mida elu sulle veel tahab pakkuda ja mida see alla surumine ei võimalda sul vastu võtta. Et elul on sinuga natukene teised plaanid. Ja kui see teekond üksi nende emotsioonide ja hirmudega
ja välja ütlemata või lõpuni tundmata asjadega sinu jaoks on liiga keeruline, siis sa võid ka broneerida minu juurde teraapia aja, lingi leiad siit alt. Aga kui sa seda teed, ükskõik siis ise, minu või kellegi teise abiga, siis järgmine sõnumitooja on sul jõgi. Ja pane tähele, kui sul oli põuane pinnas, kus vett praktiliselt ei olnud. Ja karu ütleb, et kui sa ennast tervendad, oma sisemist maastikku toidad, siis see vesi tekib sinna, see vesi hakkab voolama. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui vesi hakkab voolama, siis su tunded hakkavad liikuma. Sa hakkad oma tundeid tunnistama, märkama, teadvustama ja sinu tunnetest saavad sinu sõnumitoojad ehk siis indikaatorid põhimõtteliselt. Et vaat, kui ma tunnen, et ma olen vihane, siis mitte tema ei vihastanud mind, vaid mind häirib mingi asi ja ma saan aru, mis asi see on. Et see inimene, kes nii öelda mind vihastab, on ainult päästik. Ta näitab, et minu sees on mingi asi blokeerunud. Ja heade asjadega on samamoodi, et rõõmustamine, õnnelik olemine, et see kõik pääseb nagu liikuma. Ja mida rohkem see liikuma pääseb, seda kergem on sul võimalik oma tundeid ja mõtteid väljendada ja seda toetavamaks muutuvad tegelikult sinu suhted. Siis järgmine kaart on vaht. Vaatan, kuidas ma seda siin näitama pean, et natukene. Ja vaht ütleb seda, et kui sa näed, et siin on kohvivaht, millel veel võib vaht olla? Ma ei tea, kaljal või õllel või mingitel kihisevatel jookidel. Et lükka vaht kõrvale ja ära lase end katteta lubadustega eksitada. Uuri asja lähemalt ja siis avaneb teine sisu. Ehk sisuliselt, kui sa võtad lusikas ja tassist selle vahu ära lükkad, siis sealt ei paista enam sama asi, vaid sealt paistab mingisugune teistsugune pinnas, mingisugune teistsugune asi. Ja teistsugune vaade. Ja mida see nüüd tähendab? See tähendabki seda, et sa oled iseenda sisemaailmas kujundanud praegu seda põuast pinnast. Ja see tundubki selline ainuke võimalik reaalsus. Kas ainuke, aga ütleme selline käega katsutav. Aga see vahukaart just ütleb seda, et lükka see kõrvale ja sa näed midagi muud. See tähendab, et võta seda karu kuulda, võta seda mäkra kuulda, et tee midagi enda heaks. Näe nagu asju natukene teistmoodi. Ja siis tuleb viimane kaart sulle see, et abi on sinu poole teel või et sa oled aidatud. Pildil on siis üks delfiin Merineitsile appi tulnud, et sa oled aidatud, abi on sinu poole teel. Ja see tähendab seda, et tihtilugu, kui meil on tundemaailmas ja suhtemaailmas raske, siis meil tekib selline tunne, et me oleme oma asjadega üksi. Eriti kui me ei saa neid asju selgelt väljendada või me ei julge neid asju selgelt väljendada, siis tundub, et me oleme selle asjaga üksi ja siis juhtub selline lugu, et siis tundubki, et oled nagu käsist ja jalust seotud. Ja siin nüüd see kaart tuletabki sulle meelde, et esiteks, et abi on sinu poole teel, et märka seda, kes või mis saaks sind üldse aidata. Teine asi, see kes või mis võib olla ka loodus, see kes või mis võib olla ka vaikuses üksi olek, oma mõtetega üksi olek, kui sa paned kõik telefonid, telekad ja asjad kõik kinni, et sa lihtsalt oled vaikuses. Et vaikuses jõuavad sinu sisemaailma vajadused sinuni ja siis sa saad hakata neid nagu kasutama või neile järgnema. See võib olla ka sind ümbritsevate inimestega seotud, et tegelikult inimesed on head ja sõbralikult küll ja nad aitaksid sind, aga nad ei tule sind vägisi aitama. See tähendab seda, et märka, kui inimesed on abi valmis ja võta see abi vastu, ära tõrju seda ära. Ja teine asi on see, et küsi ise abi. Sest et üldiselt on niimoodi, et ega väga palju ei aidata, kui ei küsita. Ja veel üks aspekt, et vaimses maailmas on ka kogu aeg abilised olemas ja nad tahaksid väga hea meelega sind aidata.
aga ka sealt sa pead küsima, et on sul siis kaitseinglid või haldjad või väeloomad või ükskõik kes, esivanemad, muistsed esivanemad. Vahet ei ole, mis abi sa kutsud, loodusjõud, elemendid, et nad kõik saavad sind aidata, kui sa oled selle abi suhtes vastuvõtlik. Et sinu teekond siis nende pööripäevade vahel on tegeleda oma tunnete ja suhetega, õppida oma sisemaailma tundma, alla surutud tundeid, emotsioone ja välja ütlemata sõnu märkama ning väljendama, kas siis sõnaliselt või käitumuslikult. Aitäh sulle, hea grupp number 2, ehk sina, kes sa valisid selle maailma. 3. grupp ehk füüsiline maailm. Vaatame siis, mida sinul välja tulevad. Ja esimene kaart on sul välja tulnud, ongi füüsilise maailma kaart, päikeseloojang. Ja kui sa kujutad ette looduses päikeseloojangut, et ükskõik kui ilus või maaliline see on, siis see päev läheb looja ega tule enam tagasi. Ja kui see kaart tuleb välja, siis ta soovitab sul ka praegu, sellel perioodil, võtta igat päeva kui kingitust ja teha, mis sinust sõltub. Sest kui tänane päev saab läbi, siis see on läbi ja see ei tule enam tagasi. Jah, homme on uus päev, uued võimalused. Aga see, mis täna jäi tegemata, ei tähenda, et homme tehtud saab, sest homseks on juba järgmised asjad, mis on homse päeva asjad nii-öelda. Ja päikeseloojangu kaart on veel üks tänuväärne kaart, et täna, kui sa seda ladumist vaatad, siis mõtle, mis on need asjad, mis siin füüsilises maailmas on sellist, millest sul on vaja lahti lasta, kuna need olid füüsilise maailma sõnumitoojad. Kas see on seotud sinu tööga, kas see on seotud sinu koduga, sinu isiklike asjadega, võib-olla ka mingisuguste suhtemustritega, mis füüsilises maailmas nii-öelda väljenduvad. Et mis on see, mis tegelikult saboteerib sind füüsilises maailmas? See kaart ütleb, et on aeg lõpparve teha. Ja see ei tähenda, et sa lihtsalt nüüd loobid toa tühjaks ja tuled igalt poolt ära, see ei tähenda seda. Aga see tähendab seda, et võta endale teadlikult aega ja märka, mis on see, mille aeg on siis ümber saanud. Ja tee seda teadlikult. Ja see lõpetamine või lahti laskmine võiks ka olla see protsess või nagu riitus, et sa sõnastad selle enda jaoks. Oled tänulik selle eest, et see on su elus olnud ja lihtsalt lased tal minna selleks, et sinu füüsiline maailm saaks edasi liikuda. Järgmine kaart on öökull. Ja tema tuleb välja, siis ta ütleb sulle seda, et vaata hoolega, et võib-olla sa ei näe väga täpselt. Et võib-olla see käib selle eelmise kaardi kohta, mida sa täpselt ei näe. Võib-olla siin on veel midagi füüsilises maailmas, mida sa peaksid nägema või teadvustama endale. Aga kui sa kujutad ette, et öökull on ainukene või üks vähestest elusolenditest, kelle pea kaela otsas 360 kraadi saab ringi pöörata, et tema silmad on nagu igal pool. Ja kui öökull tuleb välja, siis ta juhib su tähelepanu sellele, et võib-olla sa oled keskendunud oma füüsilises maailmas mingitele aspektidele. Võib-olla see mingi aspekt on perekond, võib-olla see on raha, võib-olla see on töö, võib-olla see on tervis. Ta keskendub mingitele aspektidele. Mitte tema ei keskendu, vaid ta tuleb välja siis, kui sina oled keskendunud. Et ta ütleb sulle seda, et märka tervikut, vaata suuremalt, vaata teisi asju ka, mis su elus on. Sest need asjad, ka need füüsilise keskkonna asjad, mida ma siin loetlesin, on ju tegelikult omavahel seotud. Et märka neid ka. Ja näiteks, kui sul on tervisega probleem, et võib-olla sa keskendud sellele haigusele. Aga öökull ütleb, et keskendu tervenemisele.
kui sa keskendud liigselt tööle, ma ei ütle, et tööd ei pea tegema, peab ikka, aga mis siin terviknägemus siin on? Öökull ütleb, et ava silmad, puhata on ka vaja. Kui sa keskendud perekonnale, mis ei ole ju iseenesest halb, siis vaata sellele, mis roll sinul seal perekonnas on. Või selles suguvõsas või selles sõpruskonnas. Et niimoodi nagu, eks ole, et vaata nagu suuremalt, et sealt sa leiad üles need kohad, mis vajavad muutmist. Ja siit tulebki välja järgmine kaart, mis on toonekurg ja tema on ka siis füüsilise maailma esindaja. Ja toonekurg tuleb meile välja siis, kui vaat seesama, kui see öökull ütleb, et vaata nagu suuremalt, vaata tervikult, on ju. Ja see toonekurg tulebki välja siis, kui sa oled mingi osa iseendast ära unustanud või maha surunud. Mingi osa iseendast, oma tegelikust minast, oma võimalikust potentsiaalist. See mu kass ründab siin, ma üritan teda ära panna siit. Et mis on see osa sinust, mis praegu sinu tähelepanu vajab, mis praegu sinu hoolitsust vajab. Et see on see küsimus. Ja võib-olla ka see osa sinust vajaks mingit laadi hoolitsust, tervendust, toetust, et kes või mis on siis need asjad, mis sind toetada saavad sügavamal tasandil. Järgmine kaart on mentaalse maailma esindaja, aga ta natukene selles ladumises räägib selle toonekurega sama juttu. Lihtsalt selle vahega, et kui toonekurg ütleb, et sul on mingi aspekt endast jäänud tähelepanuta, et leia see ülesse, hoolitse tema eest, hoia teda, tervenda teda, tegele temaga, tegele selle aspektiga, siis Leevike ütleb, et mingi osa sinust on väga eriline ja unikaalne, mida sa tunnistada ei ole tahtnud. Ja kuidas see eriline ja unikaalne osa sinust on sinu füüsilise maailmaga seotud, selles on praegu küsimus. Et leia see vastus ka endast üles, et esiteks, et mis asi siis sinus on nii eriline, mida sa ise ei ole tahtnud tunnistada, aga Leevike tuleb välja, ütleb, et sa võiksid hakata seda nägema endas ja tunnistama. Ja siis on see küsimus, et kuidas see on füüsilise maailmaga seotud, kas keskkonnaga, tööga või perekonnaga, tervisega, üldise heaoluga. Järgmine kaart on ämblik. Ja ämblik on, kuidas ma ütlen, et on inimesi, kes väga vihkavad ämblikke, on inimesi, kellele väga meeldivad ämblikud, et tavaliselt jagunetakse 2. Et ämblik on väga sügav tarkuse kaart ja ta tulebki sealt ürgmerest ja tulebki seda sügavat tarkust sulle tooma. Ja ta ütleb, et kõik see, mis sinu elus füüsilises maailmas praegu on, head või halba, rõõmustavat või meelehärmi tekitavat, et see kõik on sinu enda looming. Ja miks looming? Et kui sa kujutad ette, et see selline ämblik, kes ripub seal praegu selle kaardi peal, et kui tema see võrk, mille ta punub, on hästi sümmeetriline ja kui see ämblik on seal võrgu keskel, siis see ükskõik millist võrguniiti ta puudutab, siis see mõjutab maailmas midagi, ümbritsevas keskkonnas midagi, et maailm on siis nagu siin meie ladumisesse ümbritsev keskkond, ta puudutab midagi. Ehk iga sinu mõte puudutab midagi, iga sinu sõna puudutab midagi, iga sinu tegu puudutab midagi. Ka see, mis sinu sees toimub, iga nüanss puudutab midagi. Ja nüüd see, kas sa oled oma eluga rahul või ei ole, on siis nagu millegi tagajärg, ehk see, kui sa oled rahul, siis need puudutused on olnud nagu sellised head ja konstruktiivsed ja kasulikud. Sinu tegevus, sinu mõtlemine on olnud selline, on ju. Ja kui see, mida sa enda ümber näed, on kaos ja meelehärm, siis sinu mõtete ja tegude sisu on aidanud seda luua. Ja siis see ämblik ütlebki,
et selgita välja, et kumb sul on ja mida sa siis saaksid muuta. Et ämblik nagu mõnes mõttes on see kaart, kui ta tuleb välja, et ma ütlen küll, et ta on sealt ürgmerest, on ju, ürgilmast ja tuli sulle siia füüsilisse maailma sõnumit tooma. Aga tegelikult ämbliku kaart võiks olla ka see kaart, mis meil siin ladumises keskel on, et kõik need võrguniidid tulevad siia keskele kokku, et ta nagu kõik, ta ühendab endas kõik need maailmad. Ehk kui sul tuli füüsilises maailmas ämblik välja, siis vaata selle pilguga, et millised mõtted, millised tunded, millised suhted, milline keskkond, millised inimrühmad minu ümber on, minu tegevused ja millised sidemed siis vaimuilmaga ja mis nendes sidemetes ja tegevustes ja asjades siis on sellist, mida veel on oluline muuta. Või tulles tagasi ladumise algusesse päikeseloojang, et mida on vaja lõpetada. Kas alustada või lõpetada. Aga alustada ei saa enne, kui on lõpetatud. Midagi tuleb lahti lasta. See on see koht. Ja Toonekurg ja Leevik ütlesid, et midagi tuleb märkama õppida enda ümber. Jõekull samamoodi, et näe, eks ole. Nii, ja järgmine kaart on välja tulnud siis patiseis. Ja patiseis ütleb sul, siin on 2 sellist karpi, mis oma olemuselt on siis justkui nagu naiselikud sümbolid, kojad. Ja kui need tulevad välja, siis võib olla see, kuidas sa praegu oma füüsilise keskkonna olukordi lahendad, võiks toimida või toimuda sellisel naiselikul, paindlikul viisil. Mitte jõuga, mitte surudes, mitte tingimusi seades, aga enda sees sügavalt kindel olles ja sellest kindlustundest või selgustundes ikkagi jääda paindlikuks, dünaamiliseks ja selliseks voolavaks. Ja patiseisukaart ütleb ka seda, et võib-olla mõnedes olukordades ei ole võimalik koostööd teha, siis sellisel juhul on mõistlik kompromissi peale välja minna. Ja viimane kaart sulle, hea 3. rühma valija, on siis mänguaeg. Et aeg on mängida, et võib-olla see füüsiline elu, see töö, see keskkond, need suhted, perekond, kuuluvus, et need asjad on võib-olla selle pinge kõik peale pannud, et võib-olla tuleks rohkem lõbutseda ja nautida selle kõige foonil, kui sa oled ära tundnud selle, mida lahti lasta, kui sa oled tundnud ära selle, mida muuta, millised osad iseendas avastada ja kasutusele võtta. Siis on aeg mängida, rõõmustada selle üle, mis on. Aitäh sulle, hea füüsilise maailma grupi valija, ehk siis grupp number 3. Ja edasi tuleb siis meil grupp number 4. Ja vaatame, nii, ja sinul on välja tulnud pime kuu. Pime kuu on mentaalse maailma sõnumitooja, ehk tema on seotud siis nende visioonide ja nende asjadega. Aga see pime kuu on see aeg, kus inimesena, võib-olla praegu, kui see ladumine sulle tuli looduses hetkel, ei pruugi olla pime kuu. No tegelikult on ikka sellepärast, et ma seda ladumist teen mõne päeva varem, aga tegelikult on ikka pime kuu, sest pööripäev on ju kuu loomise ajal. Ja see on nüüd see aeg, kus inimesena meie sees, ütleme, naistel eriti see tsükliline elu, eks ole, aga ka meestel on tegelikult teatud mõttes see noorkuu aeg, on nagu see iseendas olemise aeg. Ehk siis see on nüüd praegu see aeg, kus sul on vaja enda seest üles leida see oma väärtus, see oma väärtuslikkus, just see sinu olemuslik ehe essents, et edaspidi saaks hakata seda kasutusele võtma. Järgmine kaart on sul samuti välja tulnud mentaalsest maailmast ja tema on siis tähed
Ja tähed on ka siis justkui natukene sarnane, aga võib-olla teise nurga alt. Ja tähed ütlevad meile seda, et ära kaota sihti silmist. Aga selleks, et seda silmist mitte kaotada, peab see siht ikkagi selge olema. Ehk see pime kuu on miski, mis sinu enda seest aitab selle väärtuse, selle potentsiaali, selle olemusliku essentsi nagu enda jaoks nähtavale muuta. Ja siis tähed on nagu see kaart, mis ütleb seda, et nüüd tuleks seda nagu maailmas ka natukene nähtavaks muuta. Ja et valguskiir on alati olemas. Et kuigi öötaevas võib olla pime, siis sa tead, et sellele pimedale ajale tuleb alati uus päev, uus koidik. Aga enne kui see uus päev tuleb siis veel kuuvarjutus, et huvitav, et sul on kõik nagu taevaga seotud kaardid. Kuuvarjutus nüüd küll ei ole enam mentaalse maailma kaart, vaid on selle maailma kaart, mille sa valisid, selle grupi kaart, mille sa valisid. Aga mida kuuvarjutus ütleb? Kuidas üldse kuuvari tekib? Kuuvari tekib niimoodi, et maa jääb kuu ja päikese vahele. Ehk siis maavari langeb kuule. Päike valgustab maad ja maavari langeb kuule. Ja mis nüüd siin juhtub, on see, et päike valgustab maad, et päike on siis miskis mõttes selline mehelik aspekt, selline emotsioonidega, aga võib-olla selline tugeva sellise pühendumisega, kirega seotud aspekt, eks ole. Ja maa on seotud füüsilise keskkonnaga, et võib-olla sa oled siin füüsilises maailmas millegagi nii hõivatud, millegagi nii kinni, millega ennast nii üle koormanud, et sa seda oma sisemist, pehmet potentsiaali ei pane isegi tähele. Et kuu on see naiselik selline pehme potentsiaal on ja, mis siin pimedas kuus nagu tahaks välja tulla. Aga see vari langeb peale, igapäeva elu askelduste vari langeb peale. See võtab sinu aja ja energia ära, sa ei pane tähele, mis see potentsiaal seal on. Ehk siis oluline on sealt varjust välja tulla, et tulla iseenda juurde tagasi. Ja järgmine kaart on sulle ka siit samast maailmast vihm. Ja mis tagasi aitab tulla? On see, kui sa suurendad või süvendad kontakti iseendaga. Vihm on just kui siis need tunded, mis paisu tagant vallanduvad. Iseenesest ta ei pruugi paisu tagant vallanduda, aga ütleme, kui on paduvihm, siis jah. Aga see võib olla ka selline värskendav vihm, eks ole. Et vihm peseb puulehti, nii nagu pisarad pesevad mõtteid, on ja. Et peale vihma on õhk klaar. See tähendab seda, et kui sa tunned oma tundeid, lubad omal oma tundeid ja emotsioone tunda, siis su mõtted saavad selgemaks ja su füüsiline maailm muutub ka sinu jaoks selgemaks. Ehk sul on kergem teha vahet, mida võtta, mida jätta, mida teha, mida mitte. Ja vihm on ka siis, ütleme, meie esivanemate sõnumitooja. Selles mõttes, et nii-öelda see on nagu see mingis mõttes ühenduslüli selle ilma ja tolle ilma vahel. Et võib-olla sa esivanemaid on meil 2 tüüpi, on sinu vereliini esivanemad. Ja kindlasti tasub ka nende sõnumeid kuulda võtta. Et võib-olla siin läheb raskeks nendel inimestel, kellel on, ma ei tea, side oma vanemate või vanavanematega selline konfliktne. Sõltumata sellest, kas need inimesed on elus või surnud, see ei muuda mitte midagi. See ühendus saab ikkagi olla. Et kui sul on see konfliktne ja sa tunned, et sa seetõttu ei saa nendega ühendust, siis ma soovitan tulla teraapiasse kas minu juurde või kellegi teise juurde. Minu lingi sa leiad siit video alt. Aga meil on lisaks siis meie isiklikele vereliini esivanematele on meil ka siis arhetüüpsed, üldised sellised esivanemad. See on kogu vanemate muistse esivanemate energia, mis maailmas on. Et kõik need põlvkonnad ja need inimesed, kes on elanud, et see ürgne tarkus on kuhugi nagu talletanud sinna teise ilma, sinna nähtamatusse ilma.
ja see vesi aitab siis sealt neid sõnumeid üles tuua või mitte üles tuua, aga selgeks saada, ära tunda, ütleme niimoodi. Ja siin on nüüd 2 asja, või 2 teed. Üks tee on see emotsiooni tee, ehk siis õppida oma sisemaailmas oma emotsioone ja tundeid tundma ja läbi selle nii-öelda. Tegelikult on 3 teed. Teine tee on viibida looduses ja märgata looduse märke, kes on looduses sinu esivanemate sõnumitoojad, kes on ühendajad selle ja tolle ilma vahel ja lugeda nendest vaikuse hetkedest midagi välja. 3. viis on pöörduda mõttes siis nende kas vereliini või arhetüüpsete esivanemate poole ja küsida otse. Ja 4. viis on tegeleda veega, käia ujumas, suppelda, ja tunda seda võib-olla siis ka vannis või duši all teadlikult, mitte ainult pesemas, vaid see teadlikkuse aspekt on siin see, et vesi tuleb ja võtab kõik seisvad energiad ära ja viib endaga kaasa. Ja sa lubad seda juhtuda ja sa annad mõttes nagu selle taotluse, et näiteks kui sa oled meres või järves või jões, et vesi voolab, vesilaine tuleb, võtab kaasa, viib minema. Et sa lubad seda teha, kui sa oled duši all, vesi voolab ja viib kaasa. Kui sa oled vannis, vesi leotab lahti ja viib kaasa, eks ole. Ja järgmine kaart on sul välja tulnud delfiin, kes tegelikult räägib seda sama juttu, et tema elab ju ookeanis ja suudab käia, ujuda kaugele ja sügavale. Ja tegelikult delfiin kutsub sind sügavale tervendusele, sügavale vaimse ilma tervendusele, energeetilise ilma tervendusele. Ja siin on sama jutt, et kui sa saad ise hakkama, siis palun tee seda, kui sa ei saa, siis palun küsi abi. Et delfiinid on väga-väga sügava tervenduse toojad ja kui nad sõnumitoojana tulevad välja, siis see on ka märguanne seda, et sul oleks seda tervendust väga vaja. Kui sa tahad seda üksi teha, siis üks võimalus on see, et otsida YouTube'ist või mõnest muust muusikakanalist delfiinide ja vaalade hääli ja kuulata neid. Ja eriti hea, kui sa saaks kuulata neid vees olles, näiteks vannis ligunedes või kuskil lihtsalt vees olles, basseinis või meres olles, on ju. Aga seda võib ka lihtsalt niisama, et sa kujutad ette, et sa oled vees. Järgmine kaart on sul valguse vari. Ja valguse vari, kui sa näed ka seda kaarti, et tegelikult sinu enda vari langeb teele. Rohkem ühtegi varju ei ole. Sa näed tonti seal, kus seda ei ole. Tegelikult on taevas sinine ja rohi roheline, et rahune. Ma ei tea miks, aga praegu mulle tundub sellel ladumisel, et võib-olla see esivanemate teema võis sinu jaoks siin see kõige suurem tont olla. Aga tegelikult sa ei pea neid kartma, sest meie esivanemad on nad siis isiklikud või arhetüüpsed. Nad alati toetavad meid ja aitavad meid, kui me oleme selleks valmis. Karta on meil ainult siis põhjust, kui me ise oleme vaenulikud. Ja viimane kaart, hea 4. grupp on sulle, et jää optimistlikuks. Jää optimistlikuks ka siis, kui sa kohe kõigest aru ei saa. Siin on merineitsi vees, üritab siit välja pääseda, ta näeb seal. Puu otsas on vist mingi poodud. Ma ei tea, ma vaatan korra, kas on poodud mees. Ei ole, seal mäeaheliku peal lihtsalt keegi seisab. Et sealt tuleb keegi, et isegi kui sa ei tea, kes või mis, et jää optimistlikuks, see tähendab seda, et isegi kui me kõigest aru ei saa, isegi kui me kõike kohe ei mõista, ei tähenda seda, et asjad ei võiks parimal viisil laheneda. Aitäh sulle, hea grupp number 4 ja panen sinu grupikaardid kokku. Ja nüüd oleme jõudnud siis meie üldise sõnumini, mis siis seekord on välja võetud jumalannade kaardipakist ja tema on Kaia. Et kui sa vaatad seda Kaia kaarti, ta on maa jumalanna. Ta on oma loomult või oma algolemuselt on ta siis Kreeka jumalanna ja siin on ka number 15, et kui sa nüüd täna seda ladumist vaatad või kuulad
ja nende sõnumitega töötad, siis vaata 15 päeva pärast. Võib-olla sul on veel kuskil mingi täiendav sõnum, ma ei mõtle siis kaardiladumisena, aga võib-olla looduses, võib-olla sinu suhetes, oleneb, mis